Mis on raud ja mis on teras ning kuidas neid toodetakse? Tere inseneriteaduse fännid! Minu nimi on Gustavo Pereira. Kas olete kunagi mõelnud, kuidas inimesed töötlevad rauda ja terast? Tõenäoliselt olete juba kuulnud rauamaagist. Aga kuidas muudame hunniku mulda roostevabast terasest kirurgilisteks instrumentideks või veduriks? Kui peaksite nimetama tehnoloogiaid, mis on mõjutanud kaasaegset ühiskonda kõige rohkem, siis raske metallilise elemendi raua rafineerimine oleks kindlasti tipus. Raud moodustab suure osa tänapäevastest toodetest, eriti süsinikurikas kaubanduslik raud, mida me nimetame teraseks. Autod, traktorid, sillad, rongid, tööriistad, pilvelõhkujad, relvad ja paljud teised esemed sõltuvad rauast ja terasest, et muuta need tugevaks. Raud on nii oluline, et muistseid ühiskondi hinnatakse selle järgi, millal nad õppisid seda rafineerima. Sellest tulebki nimetus rauaaeg. Raud on uskumatult kasulik element, äärmiselt tugev ja samal ajal hästi vormitav. Kui rauda korralikult kuumutada, on seda suhteliselt lihtne vormida erinevateks kujunditeks ning samuti saab seda lihtsate tööriistadega rafineerida. Ja rääkides neist tööriistadest, erinevalt puidust suudab raud taluda kõrgeid temperatuure ilma süttimata, olles seetõttu kasulik töödeks, mis nõuavad kõrgetel temperatuuridel töötamist. Erinevalt enamikust elementidest saab rauda ka magnetiseerida, mis teeb selle kasulikuks elektrimootorite ja generaatorite loomisel. Ja lõpuks kindlasti ei ole vaja muretseda rauapuuduse pärast. Maakoorikust moodustab raud 5% ja mõnes piirkonnas on see element koondunud maagidesse, mis sisaldavad kuni 70% rauda. Raud on inimkonna ajaloost väga oluline, sest seda saab suhteliselt lihtsalt sulatada tööriistadega, mis olid olemas juba varajastes ühiskondades. Tõenäoliselt saabub päev, mil inimesed arenevad tehnoloogiliselt nii kaugele, et raud asendatakse täielikult alumiiniumi, plastide ja selliste materjalidega nagu süsinik ja klaaskiud. Kuid praegu annab majanduslik võrrand rauale ja odavatele terastele tohutu eelise nende kallimate alternatiivide ees. Inimesed on leiutanud rauale lugematul hulgal kasutusviise, alates puutööriistadest ja köögitarvikutest kuni keerukate masinate ja kosmoselaevadeni. Aga enne, kui rauda saab kasutada ühegi neist eesmärkidest, tuleb see maapõuest välja kaevandada. Enne kui paljud iidsed tsivilisatsioonid hakkasid üle minema pronksiajast rauaaega, olid mõned tööriistameistrid juba valmistamas rauast tööriistu ühest kosmilisest allikast, meteoriitidest. Egiptlaste poolt nimetatud mustaks vaskeks ei ole meteoriitraud selline aine, mida leidub suurtes ja kindlates leiukohtades. Selle asemel leidsid käsitöölised selle tükke laiali pillutatuna suurte vahemaade taha. Enamik maarauast leidub siiski rauamaagis, mis kaevandatakse otse maapõuest. Toormaak on segu maagist, endast ja lahtisest mullast. Maak ise saab tavaliselt eraldada, purustades toormaaki ja lihtsalt kergemat mulda maha pestes. Maak ise lagundamine on keerulisem, kuna see on keemiline ühend, mis koosneb karbonaatidest, hüdraatidest, oksiididest, silikaatidest, sulfiididest ja erinevatest lisanditest. Et jõuda maakis oleva rauani, tuleb see sulatada. Sulatamine tähendab maakide kuumutamist, kuni metall muutub poorseks ja maakis olevad keemilised ühendid hakkavad lagunema. Kõige olulisem on see, et see vabastab rauamaagist hapnikku, mis moodustab suure osa tavalistest maagidest. Kõige algelisem raua rauatamiseks kasutatav seade on sepikoda. Seal põletab sepp sütt koos rauamaagiga ning hea hapniku varustuse tagab lööts või puhur. Süsi on sisuliselt puhas süsinik. Süsinik ühendub hapnikuga, moodustades süsihappegaasi ja vingugaasi, mille käigus eraldub palju soojust. Süsinik ja vingugaas ühenduvad rauamaagis oleva hapnikuga ning viivad selle ära, jättes alles ainult rauametalli. Kuid sepikojas ei lähe tuli piisavalt kuumaks, et rauda täielikult sulatada. Selle asemel kuumeneb raud käsnataoliseks massiks, mis sisaldab rauda ja maagist pärit silikaate.
selle massi kuumutamine ja tagumine sunnib lisandid välja ning segab klaas ja silikaadid rauametalliga, luues sepistatud raua. Sepistatud raud on vastupidav ja seda on lihtne töödelda, muutes selle ideaalseks tööriistade valmistamiseks. Tööriistade ja relvade valmistajad õppisid vaske sulatama palju enne seda, kui raud sai valdavaks materjaliks. Arheoloogilised tõendid viitavad sellele, et sepad Lähis-Idas sulatasid rauda juba 2500 aastat enne Kristust, kuigi kulus üle 1000 aasta, enne kui raud sai piirkonnas domineerivaks metalliks. Kuid selleks, et luua kõrgema kvaliteediga rauda, vajasid sepad paremaid ahjusid. Tehnoloogia arenes sajandite jooksul järk-järgult. 13. sajandi keskpaigaks võimaldasid kõrgemad ahjud ja käsitsi töötavad lõõtsad Euroopa ahjudel põleda piisavalt kuumalt, mitte ainult raua pehmendamiseks, vaid ka selle sulatamiseks. Tänapäeval on kõige arenenum viis raua sulatamiseks kõrgahi. Kõrgahi täidetakse rauamaagi, puusöe või koksi ja lubjakiviga. Suurtes kogustes õhku puutakse ahju põhja ja lubjakivis olev kaltsium ühendub silikaatidega, et moodustada räbu. Vedelraud koguneb kõrgahju põhja, selle räbu kihi peale. Seejärel lastakse perioodiliselt vedelal raual voolata ja jahtuda. Selles etapis voolab vedelraud tavaliselt läbi kanali või liivast valmistatud vormide. Kui see on jahtunud, seda metalli tuntakse malmina. Põhiretsept 1 tonni malmi valmistamiseks. Sul oleks vaja 2 tonni maaki, 1 tonni koksi ja 0,5 tonni lubjakivi. Kõrgahju keskosas võib temperatuur ulatuda umbes 1600 kraadini Celsiuse järgi. See malm sisaldab 4–5% süsinikku ning on nii kõva ja rabed, et see on peaaegu kasutu. Kui sa tahad sellega midagi teha, on sul 3 võimalust. Esiteks, sa võid selle üles sulatada, segada räbuga ja taguda, et eemaldada suurem osa süsinikust ning saada sepistatud rauda, mis on tugev ja hästi töödeldav. Teine võimalus on sulatada malmi ja segada seda vanametalliga, eemaldada lisandid ning lisada sulameid, et saada valurauda. See metall sisaldab 2–4% süsinikku, samuti räni, mangani ja vähesel määral lisandeid. Valuraua puhul, nagu nimigi ütleb, valatakse see tavaliselt vormidesse, et valmistada erinevaid detaile ja tooteid. 3. võimalus toorrauaga on viia rafineerimisprotsess veelgi kaugemale ja toota terast. Teras on raud, millest enamik lisandeid on eemaldatud. Terasel on samuti ühtlane süsinikusisaldus, mis jääb vahemikku 0,5–1,5%. Lisandid nagu ränidioksiid, fosfor ja väävel nõrgestavad terast oluliselt. Seetõttu tuleb need eemaldada. Terasel on raua ees eeliseks tugevus. Avatud koldega ahi on üks viis terase valmistamiseks toorrauast. Toorroo, lubjakivi ja rauamaak lähevad avatud koldega ahju ja neid kuumutatakse umbes 871 kraadini Celsiuse järgi. Selle tulemusena moodustavad lubjakivi ja rauamaak räbu, mis ujub pinnal. Lisandid, sealhulgas süsinik, oksüdeeritakse ja liiguvad rauast räbule. Kui süsiniku sisaldus on õige, saadakse süsinikteras. Selles etapis saab terasele lisada erinevaid metalle, et anda sellele erinevaid omadusi. Näiteks kui lisada 10–30% kroomi, saadakse roostevaba teras, mis on väga vastupidav rooste suhtes. Kroomi ja molübdeeni kombineerimisel saadakse kroommolübdeen teras, mis on tugev ja kerge. Nioobiumi lisamisel saadakse ferroniobium, mis on äärmiselt kerge ja vastupidav ning mida kasutatakse väga erinevates rakendustes. Ja kui soovite rohkem teada, siis selle video lõpus on kaardil üks video. Kas suudad ette kujutada oma elu täna ilma teraseta? Oled sa märganud, kui palju esemeid meie igapäevaelus sisaldavad seda materjali? Kirjuta siia kommentaaridesse, ma tahan teada. Ma jätan siia kõrvale 2 videot, mis teile samuti võivad meeldida ja mis täiendavad seda teemat, nii et kindlasti vaadake need üle. See on sinu võimalus panna videole like, tellida kanal ja aktiveerida teavituste kelluke. Just nii, mu sõrad, suur välistus ja kohtume järgmises videos.